Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Pilk püüab leida sind, ei suuda tabada. Pean oma laulu laulma vaikselt üksinda. Ja tõesti lõppenud on arm, väga karm, sa olnud minuga. Mul tundub, et vaid muinaslood sellel teel me käinud koos. On pilved matnud kuu ja uinud on linn. Ma seisan üksinda, mu juures pole sind. Jah, tõesti lõppenud on arm, väga karm, sa olnud minuga. Mul tundub, et vaid muinaslood sellel teel me käinud koos. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Kuku Raadio Keskpäevatund, Tallinna otsestuudios Ainar Ruussaar, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi ja akna taga on päikeseline kevadilm. Ja kaunist naistepäeva. Absoluutselt. Ülo Vinteri ja Kuno Süvaripa lahkumislaul Taukvari esituses kõlas tervituseks valitsuse sotsiaaldemokraatidele, kellele tähed ennustavad valitsusest väljaviskamist või vähemalt selle üle poliitiringkondades nädala jagu on juba räägitud. Nii et kas tõesti lõppemas on arm parempoolse Reformierakonna ja vasakpoolsete sotside vahel, sest Eesti 200 on nagunii alla latti. Nojah, oma tõe ütles välja nii Eesti 200 juht, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas kui ka valitsusjuht Kristen Michal. Sotside tõttu ei tule valitsusest kiireid otsuseid ja need tihti venivad. See oli mõlema nende sõnum. Et esmaspäeval koalitsiooninõukogu koguneb, aga tegelikult mis oli märkimisväärne minu jaoks oli see, et reede õhtul tegid sotside juhatus tegi veel avalduse ja selles avalduses oli ka minu jaoks mitu sellist väga naljakat väidet. Üks väide oli see, et turbulentsel ajal tuleb maailmavaatelised võitlused ajutiselt kõrvale jätta ja keskenduda olulisele. Vasakpoolsed ju alati tahavad võidelda. Ja millistest oma vaadetest on valmis sotsid loobuma ja millistest vaadetest loobumist nad tänastelt valitsuspartneritelt siis ootavad. See on suur küsimus. No see pilt laiemalt on ju... Lisan veel juurde, et üks sots Tanel Kiik ütles Rahvusringhäälingule sellise lause, et sotsid on valmis läbi rääkima, mis ei tähenda, et sotsid oma põhimõtetest ja seisukohtadest loobuvad. Vaata see, ma siia vahele ütlen veel seda, et see meenutas mulle juba väga siis Trumpi ja Zelenski kohtumist, kus teatavasti tehti Zelenskile kõvasti liiga. Ta oli sunnitud longuspäi ära minema, aga pärast seda, kui ta oli töödelnud nii Euroopa riigijuhid kui ka siis ameeriklaste emissarid, ütles ta, et aga kõigest hoolimata olen ma valmis lepinguteks, me oleme veel suuremad sõbrad kui enne ja ma tänan president Trumpi rohkem kui kunagi varem. No ega kõikide ülejooksikuid sellist meelekindlat juttu, nii nagu ka Kiik ju endast kujutab, on üsna koomiline kuulata, kuidas inimene oma
pintsakute vahetades ütleb ka, et mu sisu on vahetunud või võib-olla pole seda sisu üldse siis olnudki, aga pilt on ütleb vahele, et Marek Strandberg on ilmselt kuidagi sotside suhtes eriti maailmavaateliselt kriitiline. Ma ei oska öelda, no see on nagu, kuidas ma ütlen, et kui ma olen ju isegi nagu istudes seal selles parlamendis mõned aastad näinud seda fluktueeruvat ebamäärast nagu mõttemaailma ja no ma ei oska sellesse kuidagi suhtestuda, aga tühja tast, vaatame parem teist pilti. Nimelt ju tiksub kell, tikk-takk, mis on selle otsuse tegemiseks möödapääsmatu, et siis elamisõigusega agressorriigi kodanikud Eestis ei saaks valida ega ka hallipassi inimesed ehk siis kodakondsuseta isikud ei saaks valida. Ja nende jaoks, nii sotside kui ka tänasel hetkel ju Keskerakonna jaoks on see eluline küsimus. Juhul, kui need inimesed valivad, saab Keskerakond valituks, juhul kui sotsid näitavad üles, et nad kõikide nende inimeste eest nui neljaks seisnud on, annab see ka neile lootuse, noh näiteks sellises magusas platsi peal nagu Tallinnas oma hääled kokku saada ja siis nii-öelda jätkata seda, mis siin Tallinnas jätkunud on või asendunud on või ma ei oskagi öelda. Ja kõige parem on ju seda teha lavastuses, kus parempoolsed ja konservatiivsemad või liberaalsemad tüübid ütlevad, minge välja, teil ei ole kohta minu majas. Ja siis nad lähevad ja ütlevad, et näete, me läksime, aga võitlesime teie eest ja torpedeerivad muuhulgas ka siis seda sama valimisseaduse muutmist siis põhiseaduses või muul moel. Ja see on nagu nii läbinähtav. Selles mõttes, et see lavastus on nagu nii läbinähtav, et sellele tuleks pilku püüda ja tuleks veel kord küsida, et mida te üldse tahate, et mis pagana suurtest asjadest te räägite, kui te ütlete, et Eestis võiksid valida kes iganes, kui me teame täpselt, mis juhtub siis, kui valivad kes iganes. Meil on neid näiteid siit ümbreskonnast väga palju. Ja selles mõttes nii-öelda see eestimeelsuse lavastamine meile kogu aeg, oi kui eestimeelsed me tegelikult oleme, aga vaat siis on veel väiksed mingid asjad. Mida see eestimeelsus tähendab nende inimeste jaoks? Mina ei olegi aru saanud, see on nagu siuke sõnakõlks, see on nagu siukene imelik sõnakõlks, et olulistes kohtades, kus tuleb pidada lahing selleks, et tõepoolest riik oleks kontrollitud kodanike poolt, tõmbavad teatud isikud saba jalge vahele ja aga vaadake, väike hääli on vaja. No ja, aga seda sa ütlesid väga õigesti, et ükskõik kus, mis külje pealt sa seda ei analüseeri, siis lõpuks sa jõud ikkagi selleni, et see on häälte küsimus. Ehk et kui me vaatame nagu Tallinnat, Ida-Virumaad, siis kus on palju venelaste hääli, venekeelsete inimeste hääli, mis iganes kodakondsuseta või ilma kodakondsuseta nad on, et need on ju tegelikult see mass, mis siis toidab nii Keskerakonda, kui see on see inimeste hulk, keda üritab siis Keskerakonnalt, mis on nagu nõrgaks jäänud, üritab üle lüüa siis sotsiaaldemokraatlik erakond, et see on nende selline suund olnud hästi pikka aega ja nüüd on, ma arvan, et see küsimus tuleks esitada siis niimoodi, et kui sotsiaaldemokraatide eesmärk, poliitiline eesmärk, loomulikult neil erakonna eesmärk on püsida võimul, kui võimul püsimise tagamiseks on vaja nõrgestada Eesti julgeolekut, ehk et siis pikendada siis halli passi omanike võimalust pääseda siis Eestis kohalike valimiste juurde, et kui see on nende eesmärk, et kuidas see siis tegelikult teenib üldse seda Eesti Vabariigi põhiseadus, kuidas seda teenib seda Eestit, mida me siin kõik oleme nagu üles ehitanud ja mida me siin hoiame. Sest kui ainus eesmärk on siis saada venekeelsete hääled selleks, et püsida siis kuskil koha peal, siis Eesti Vabariigi eesmärkidele see minu meelest kuidagi kaasa ei aita. No ja me ruttame natuke ajas ette, aga tegelikult ja me kindlasti räägime keskpäevatunnis sellest, aga 26. märts on see päev, kui parlament hääletab põhiseaduse kiirloomulise muutmise üle selleks, et siis otsustada, kes saavad kohalikel valimistel valida või kes mitte, see vajab 81 Riigikogu liikme häält ja huvitav on see, et kui nüüd valitsuskoalitsioon praegusel kujul laguneb, siis mismoodi hääletavad sotsid ja kui valitsuskoalitsioon praegusel kujul laguneb, siis ilmselt see
sotside heaks kiidetud kompromiss just nimelt nende hallipassi omanike või mittekodanike hääleõiguse üle tuleb taas väga tõsiselt arutusele ja on täiesti võimalik, et see langeb nagu rivist välja, aga te teete sotsidele natuke selles mõttes liiga. Ikka, me teeme kõigile kogu aeg liiga. Ei, et kui sotside siseminister Läänemets on ju tegelikult Eesti meelsuse näitena ikkagi väga tugevalt võidelnud Moskva patriarhaadi Vene kiriku vastu ja see on üks asi, mida tegelikult tuleb sotsidele plussmärgina ikkagi kirjutada. Mitte keegi varem ei ole nii jõuliselt sellega tegelenud. Ja vaata, see ongi, et kirik kirikuks, eks see on ka oluline. See mõjutab meid tõesti. Aga faktiliselt mõjutab meid kõige lähemalt just nimelt see, millisel moel valitakse kohalike omavalitsuste volikogusid. Ja volikogude valimiste ütlemine, et see ei ole üldse Eesti riigiga seotud, on naiivsus ja selles mõttes kui võrrelda kahte asja lähenevat, ühesõnaga see kuristik, mis kõigepealt tuleb, ei ole seotud mitte kirikuga, vaid kohalike omavalitsuste valimistega. Ja selles mõttes, et näidata ennast siis võitlevana kiriku, Moskva patriarhaadi kiriku rolli vastu Eestis, see on näilisus kontekstis, mis on kujunenud, kus tõepoolest loetud päevad, nädalad on jäänud veel selle hetkeni, kui peaks tegema pöördelise otsuse, kas volikogud valitakse meie vaenulike inimesteta või nendega. Ja see on ju pilt, mis on üsna selgelt ja klaarilt kõigi ees ja ka see on küsimus, mida tuleb sotsidelt küsida, mitte mingit muud asja. Ja kogu see trikitamine, näiteks ka Hartman oma selle veidra mingisuguse toidupanga õiguse küsimusega, et kas inimene peaks ütlema, milliseid allergeene tema annetatav toit sisaldab või mitte. See on ju nali, see on ju nagu mingisugune tülinorimine, täpselt sama asi, mida me nägime Valges Majas, kui mingil hetkel kas siis kokkulepitult või mitte hakkasid president ja asepresident mingit kiusu panema, mingit jura suust välja ajama, see toimub täpselt praegu ja sellise poliitilise tüli kiskumine paistab välja ja see on nagu halb asi. Loomulikult kõik sotsialistid ütlevad, ei, mitte midagi sellist, tegelikult on asjad hoopis teistmoodi ja sealt tekibki nagu selline klubi ja kaklusklubi kaitsmise viis, et ei, meie klubi ei tee midagi valesti. See paistab lihtsalt välja. Te olete avalikult platsi peal ja see on kõik näha. Mareki väide, et sotsiaaldemokraadid on kõik sotsialistid, muidugi ei päde politoloogia õpikute ridasid, aga sotside jaoks on olukord keeruline just nimelt, millele sa viitasid. Lahkuda 7 kuud enne kohalike valimisi valitsusest. Lahkuda paar nädalat enne olulist hääletust. Tekitada tüli valitsuses, nimme ajades mingit kamara jura suust välja, mille peale ju võiks küsida, et kulge, olete te koputada saanud. Loomulikult ei ole nüüd koputada saanud. See on kius, mida aetakse. Aga olla opositsioonis ajal, mil Riigikogu läheb ka suvepuhkusele, on väga kriitiline ja valitsuse kriitikud on Keskerakond, EKRE ja Isamaa näol, eriti Isamaa näol niikuinii olemas. Aga hääled on magusad, ka omavalitsuse volikogu valimistel saadavad hääled on nii magusad. Ma tahan väita, et sotsiaaldemokraatidel nüüd minna opositsiooni on väga keeruline, aga tundub, et nad peavad sellega leppima. No kui me vaatame lihtsalt neid viimaseid reitingu tulemusi, siis me näeme sellest seda, et näeme nii, et Isamaa on endiselt 30% juures, Reformierakond on tulnud alla, pidev allaminek alates detsembrikuust on jõutud siis kuskil 20% pealt 16% toetuse peale, EKRE on tõusnud peaaegu 18%, Keskerakond nii ja naa, kuskil 14% peal, aga sotsid on langenud koos Reformiga, siis kuskil 14% pealt 11% peale ja parempoolsetest siin ei ole mõtet rääkidagi, nad on allpool valimislävendit. Nii et nii sotside kui Reformierakonna reiting langeb sellise ühtlase kõverana.
nii et vesi on ahjus nii ühel kui teisel. Ja kõigi nende parteide juhtpoliitikud kinnitavad, et ei, need pidevad avaliku arvamuse uuringud, mis kajastavad erakondade reitinguid, ei ole üldse tähtsad, need ei näita mitte midagi, nad kõik kinnitavad seda avalikult siin samas stuudios. Ei no mida võib ju öelda, et mis võiks olla ju reaalne asi, on see, et kui Isamaa ütleb, et nemad ei taha Kristen Michali valitsusse mingiks nii-öelda väikseks vennaks minna, mida ma täitsa usun ja ega peaminister on teinud endast kõik, et igasuguste valede ja bluffidega seda kuvandit nagu ka süvendada, siis ega ju Eesti jaoks siis ju kõige loogilisem on see, kui sotside punnimise pärast nii-öelda see sama hääletus Riigikogus läbi kukub, on ainuke võimalus ju teha ülikiiresti erandkorras kiiresti rahvahääletus ja see põhiseaduse muutus nagu välja kuulutada. Ma arvan, et Eesti kodanikest kindlasti hääletab enamuse selle poolt, et meil kohalike omavalitsuste valimistel muulased hääletada ei saaks ja volikogusid valida. Nüüd, kuidas see nii-öelda meie julgeoleku jaoks palju olulisem küsimus kui võib-olla relvade küsimus või sama oluline, kuidas see poliitiliselt välja mängida, kas see võib tähendada seda, et Reformierakond peaks oma liidrirollist loobuma? See on küsimus. See ei ole kuidagi võimalik. Reformierakond ei saa ennast ümber valida oma 38 kohta. 37 saadikut. See ongi, vaata, ega siin on nagu paljusid asju. Ega ka Zelenski on ju vägev mees, aga ometi ta peab tegema mingeid käike selleks, et asjad õnnestuksid. Aga võtame nagu sammuks tagasi, et vaatame seda nagu laia pilti, et millises kontekstis kogu see sisuliselt ikkagi mingisugune väike selline kirbutsirkus nagu toimib. Kogu see, mis meil siin, need asjad, mis meil siin toimuvad, need on üha suuremas ja Eesti jaoks üha eksistentsiaalsemas julgeolekukriisis. Et päev-päevalt need, kes loevad siis nii väljaandeid kui välismeediat või mis iganes, jälgivad seda, mis maailmas toimub, saavad aru, et asi muutub üha segasemaks, asi muutub üha hapramaks. Et eilses New York Timesis üks tuntud New York Timesi kolumnist David Ignatius siis iseloomustas USA president Trumpi välispoliitikat siis järgmiselt, et Trumpi välispoliitika on nagu džäss, et tal ei ole kindlat vormi, ta toetub improvisatsioonile ja keegi ei tea, kuidas see lõpeb. Et kui me nüüd vaatame seda, kuidas üritatakse siis ka erinevates maailma pealinnades palavikuliselt aru saada, et mis siis on siiski selle Ühendriikide välispoliitika eesmärk, et kuidas omavahel peavad siis kokku mängima nagu hõiked Venemaa kiitmine ja Ukraina kottimine ja muud sellised nagu kummalised asjad ja need toimuvad nii kiiresti ja vahelduvad nii kiiresti, et silmade ees on selline virvarr, et keegi ei saa mitte midagi aru. Meie peame nagu olema pisikeses Eestis, peame jääma endale kindlaks, me peame kuidagi hoidma mingisugusest asjast kinni ja see ainus asi, millest me kinni saame hoida, on meie vankumatu soov püsida siin veel 5000 aastat, aga soovitavalt 10 000 aastat ja kõik meie käigud peavad olema nagu sellest lähtuvad ja see tähendab seda, et me peame toetuma kaitseteemadele, lõpetama jama ajamise energeetika ja rohepöörde teemal, tegelema Eesti Vabariigi julgeoleku, kontsentreerima ennast sellele, kuidas Eesti Vabariik saaks veel edasi püsida ja see on kõige tähtsam ja sellises kontekstis see sotside jauramine nende hallipassimeeste ja naiste siis valimisõiguse üle käib otseselt vastu Eesti Vabariigi julgeoleku ja ellujäämispoliitikale. See on täiesti vastupidine. See on õõnestav tegevus. Ja selles mõttes, kui otsustatakse nad välja visata, siis ma saan täiesti aru, et tulebki sellisel karmil hetkel, sest aeg on väga hull, tulebki visata kõik need, kes kaikad kodarasse loobivad selle nimel, et hankida hääli, lihtsalt üle parda välja visata. Kui minna sotside koduleheküljele, siis sealt kargab vastu nende peamine loosung, toimetulek on julgeolek. Et jah, mulle meenub ka Reformierakonna aastate tagune loosung, et kõigil tõuseb, kui nad jagasid ka tasuta kondoome turuväravates ja nende loosung tollane on ju täide läinud, keskmine palk on tõusnud, hinnad on tõusnud ja mitte vähe, nii et
lubadused on täidetud. sa, Priit, küsisid endist, et kuidas Trumpi seletada, no väga lihtsalt, et ega seal ju ei olegi midagi muud, et üsna harv on see, kui eluaeg üdini kaupmees olnud inimene valitakse ühe väga suure ja võimsa, sõjaliselt ja rahaliselt võimsa riigi etteotsa, siis selleks, et teda seletada, ei olegi vaja mingeid väga kavalaid reegleid välja mõelda, vaid ta käitubki kui kaupmees. Ja käitudes kaupmehena tekivadki täpselt needsamad džässilikud etteennustamatud viraažid ja lõiked asjadesse sisse, nii nagu džässmuusikute puhul ei tea ka kaupmees seda, kus ta päeva lõpetab või kus ta aasta lõpetab. No jaa, aga uus valitsus, ma ei tea, Kristen Michal on ju peaaegu... uuest valitsusest, me pole siin veel, ei ole veel vanast lahti saanud. No aga peaminister on ju öelnud, et peaaegu otsesõnu, et Eesti 200-ga uus valitsus, miks mitte, 52 poolt häält on neil ju parlamendis olemas. Läti valitsusliit püsib ju juba pikemat aega niimoodi, et neil on parlamendis 51 nappi toetushäält. Eestis on olnud ka vähemusvalitsus ja ma üldse väga imestan, et mispärast meil kardetakse seda vähemusvalitsust nii hullult, kui elu näitab seda, et enamusvalitsus selline, nagu ta on siin antud juhul sotsidega sõlmitud, Eesti 200 ütles juba enne valitsuse moodustamist, et meiega saab ja tõepoolest ongi saanud, aga milleks et Eesti 200-l on see ilmselt viimane valitsus. No seda küll, aga vähemusvalitsusega minu meelest peaks saama hakkama, kui sinna lisada siis tehnokraate, kes poliitika vabalt suudavad valitsused ja nagu ma ütlesin, et tuleb lõpetada kogu see energeetika jama ja rohepöörde teemal nagu udu ajamine, tuleb olla konkreetne, lähtuda sellest, mis on võimalik ja mitte teha seda, mis on kuskil pilvedes, keskenduda kaitseteemadele, keskenduda sellele, kuidas hoida Eestit nii, et see oleks tugev. Et nüüd, kui Euroopa Liit on, ma ei tea, kas ta on nüüd otsustanud või otsustamas, siis mitmesuguste eelarvereeglite ja muutmist selleks, et riigid saaksid oma kaitset paremini korraldada, no see kõlab tunduvalt paremini, kui ta tegelikult on, et ega keegi kuskilt ei võta kotist välja 850 miljardit ja pane lauale, see on siiski riikide enda eelarvest tuleb see leida ja ka ei ole seda eelarvereegleid on ju lõppkokkuvõttes mitte muudetud, vaid on lõdvendatud teatud viisil, mis tähendab seda, et võib-olla ühel päeval need kinni tõmmatakse uuesti pingule, siis Euroopas asjad kuidagi lähevad paremini, aga mitte veel piisava suure kiirusega, aga Eesti ei saa oodata. Ja selles mõttes tuleb siin tegutseda kiiresti, et kui sotsid jäävad nagu risti algu, siis tulebki vaadata kuidagi edasi. Minu meelest võiks olla vähemusvalitsus ja tehnokraatide valitsus. Selle juurde käib veel see, et sel nädalal siis ütles erakondade järelevalve komisjon teatas, et siis selline üksus nagu Salk peab erakondadele 100 000 erakonnad peavad sellele poliitilise analüüsi teinud Salgale maksma tagasi 100 000 eurot. Väga hea turustamisplaan. Ühe erakonna kohta kuskil 25 000 eurot. Nüüd, kui vaadata asja peale kainelt, siis praegu ei ole selge, et kas erakonnad maksavad tagasi või lähevad kohtusse. Ma arvan, et ütleme, et terve mõistus ütleb, et 25 000 eurot erakonnale ei ole kindlasti selline raha, mille pärast minna segaseks, kui tegu ei ole Keskerakonnaga, aga nemad saidki nagu väiksema nii-öelda trahvi sealt, et lihtsam oleks tagasi maksta ja see asi ära lõpetada, kui hakata pikalt kohut käima. Et kui tuletame lihtsalt meelde, et siis Salga nimeline üksus tegi poliitilisi prognoose, jagas neid tasuta erakondadele ja mille tulemusena siis, ma ei tea, kas mitte või väidetavalt nende endi väitel, siis erakonnad, eriti Reformierakond ja Eesti 200 said paremaid tulemusi valimistel, kui nad ilma selleta oleksid saanud, aga seda loetakse siis nii-öelda teenuseks ja selle, mille eest tuleb maksta, vastasel korral see on ebaseaduslik annetus ja nüüd me saame näha, mis toimub. Ootame uusi otsuseid, sest erakondade rahastamise järelevalve komisjon on meeldivalt aktiivne ja lubab, et võtavad järgmise teemana ette Isamaa ja selle seotuse MTÜ-ga Ühiskonnauuringute Instituut, kellel mõlemal on üks suur sponsor, Parvel Pruunsild, ja uurivad, kas see on ka keelatud annetus, nii et jõudu sellele komisjonile. Ütleme nii, et raha liigub ühest taskust teise ja siinkohal väike paus. Keskpäevatund. Keskpäevatund jätkab, Tallinna stuudios Ainar Ruussaar,
Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi, akna taga on päikeseline Tallinn ja räägime nüüd sellest, kuidas igasugused pankrut- ja õhulossimeistrid käivad mööda Eestit, tegelikult mitte mööda Eestit, võib-olla nad otsivad välja mingid spetsiaalsed kohad, käivad mõnes kohalikus omavalitsuses, aga siis lõppkokkuvõttes nad maanduvad ikka selles kohas, mida Eestis nimetatakse ei saa ehk ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuses, mis kogu aeg üritab ajakirjandusele selgeks teha, et nende kohta tuleb öelda eis ja eis, aga tegelikult on juba eisi lühendiga või akronüümiga mitmesuguseid ettevõtmisi piisavalt palju olemas, nagu näiteks Eesti eksamite infosüsteem ja ei saa kõlab siiski väga suurepäraselt. Väike iroonia sellest kahtlemata on, aga igal juhul me mäletame, mitte kõik, aga osa inimesi mäletavad neid aegu, kui mööda Eestit käisid sellised suurepärased petised nagu Giovanni Spossato, Antonio Angotti, Jakub Haidari, kes kõik lubasid siin piimajõgesid ja pudrumägesid kokku ehitada. Üks tootiski piima. Jah, see oli Jakub Haidari, kes tänase päevani on Interpoli tagaotsitav ja vahepeal oli ka Kabuli kuberner Afganistanis, aga tagasi tulles selle teema otsa juurde, need petised käivad siiamaani ringi ja kui me oleme siin juba mitu kuud rääkinud sellest arusaamatusest, kuidas siis ikkagi tekkis energeetikaplaani, see suurejooneline kava, miks peaks 2,6 miljardi euro eest toetama meretuuleparkide rajamist, siis nüüd hakkab vähehaaval selgeks saama, mis selle kõige taga oli ja kuidas see 2,6 miljardit tekkis. No see taust on ju väga lihtne, põhimõtteliselt näib meile täna ju see, et ega kui valitsus tahaks taastuvenergiat toota, siis ta ütles, et okei, me toodame nii palju taastuvenergiat. No ja nii ongi. Peaminister näiteks ütleb või kliimaminister ütleb ja võtab vastutus, ütleb, et me teeme nii ja siis vaatame, kuhu seda energiat panna. Energiat on kogu aeg vaja ja nii edasi. Ei, nad ei tee seda niimoodi. Nad ütlevad sellele EISA-le ja kõigile teistele ministeeriumitele, et kuulge, me peagi mingid põhjendused leidma, et miks meil seda vabrikut või miks meil seda energiat nii palju vaja on. Siis otsitakse ja siis tulevadki kohale inimesed, kes ütlevad, oi, meil on siin nagu väga suured plaanid, et hakata siin metanooli tootma ja kes teab veel mida, tohututes kogustes ja siis vaadata, see pagan, see sobib ju täpselt sellele meie plaanile. Ja siis kirjutatakse neid teravatt-tunde küll vasakule, küll paremale, lõpuks kantakse kliimaministrile ja peaministrile, et tuleb selline tehas, miljardi investeeringuid, kus juures neid investeeringuid ei ole näha ja kui intervjueerida siis lähemalt neid ettevõtteid, kes siin on, siis enamjaolt nad ikkagi loodavad selle peale, et kas siis Euroopa Liidu või Eesti riigi mingisugused toetussummad võimaldavad neil rääkida sellest, kuidas oi kui vägevalt me hakkame vesinikku tootma, oi kui vägevalt me hakkame metanooli tootma ja kui minna süviti, siis tegelikult nende plaanide taga ei olegi mitte midagi. Suure Pärnu metanooli tehase taga, mis kogu selle Liivi lahe tuuleparkide energia vaatajad ära kasutama, on esialgu üsna tavaline puupiirituse tehas. Ühesõnaga seal, kus lubati meile, et metsikult hakkab tulema rohelist vesinikku, hakatakse tegelikult tegema puupiiritust. Ja seda ei kõlba isegi juua, sest seda ei kõlba juua, aga selle asja sisu on ju selles, et võetakse maha metsad, mis nagu nii ei seo meile Eestis enam süsinikku ja muudetakse see lennukikütuse lisandiks, mis on kordi kallim kui lennukikütus ise ja mille peale seal loodetakse selles mõttes, et enamus tehnoloogiaettevõtteid, kes on selle asjaga kätt proovinud, olgu siis Neste või British Petroleum või Shell, on selle lihtsalt hüljanud kui tehniliselt ja majanduslikult kõlbmatu plaani. Kas te tahate nüüd väita, mehed mõlemad, et Eestis on täna võimalik esitada suurejoonelisi äriplaane, mis on tegelikult sarnased muinasjuttudele ja millest ei ole Eesti riigi ametiasutused koos oma kvalifitseeritud ametnikega võimalikud aru saama? Nad ei olegi saanud aru ja täpselt seda me väidame. Natuke liiga mustvalge maailm. Ei, see ei ole mustvalge maailm. Me oleme seda teemat uurinud umbes 4 kuud ja kõik, mis me oleme teada saanud, on täpselt see, mida sa täpselt nii sõnastasid. Ehk meie ametiasutustes on tööl inimesed, kelle võime äriplaane hinnata on tagasihoidlik või nad ignoreerivad fakte, mida nad on teada saanud ja kiidavad jätkuvalt
siis ütleme kliimaministrile või valitsusele seda, oi jaa, see on väga hea plaan, see on väga hea plaan. See on kahjuks juhtunud. Ja ma ei oska selle peale mitte midagi muud öelda, kui need on lihtsalt faktid, mis on välja tulnud ja piinlik, muidugi piinlik. Mul on väga piinlik, et meie nii-öelda majandust edendavad institutsioonid on täpselt nii võimekud, kui me tänasel hetkel oleme kindlaks teinud. Ei taha suga hästi nõustuda, et Eestis on võimalik see sinu kirjeldatud mustvalge pilt, et hästi usutavalt kirjeldatud muinasjutt on võimalik maha müüa või esitada tõepärasena. Mis osa selles nii-öelda usus sul nii-öelda kõige tugevam on, et see ei ole võimalik? Selles mõttes, et kui faktoloogiliselt on näha seda, et esiteks äriplaani olemuse tõttu valetavad nii Pärnu linnavalitsus kui kõikvõimalikud ettevõtted, seal hulgas ka ettevõtluse arendamise sihtasutus või ka Riigimetsa majandamise keskus ja kui lõppkokkuvõttes tuleb välja, et arvud, mida on esitatud, on väljamõeldised, kas või näiteks arvud, mille puhul öeldakse, et vaat see ja see vabrik tarbib nii ja nii palju elektrit ja selle juurde on vaja meil ehitada nii suur tuulepark ja seda on vaja toetada. Kui selgub, et see arv on bluff, ehe bluff, lihtsalt vale, siis mida veel on vaja, see ei ole mustvalge maailmapilt, see on tegelikult masendav maailmapilt. Siin ei ole midagi mustvalget, see ei ole mingisugune küsimus selles, et kas me usume või ei usu. Valega on vahele jäädud ja see on kindlaks tehtud ja see kahjuks on nii. See on Eesti igapäevaelu ettevõtluse arendamisel, kus väljamõeldised esitatakse lootuste pähe ja millegi tõttu usutakse, et need lootused üsna savijalgadele ehitatult viivad Eesti majanduse õitsele. Ei vii. Majandust viib õitsele konkreetne tööstus, mis on piiritletud, mida tehakse asjatundjate poolt ja kui me, järgmine asi, mida võiks riigikontrolöril ju paluda, on hinnata seda, milline on kõigis nendes ettevõtlust arendavatest asutustest inimeste personaalne kogemus, nende elulugudes kirjas olev ettevõtluskogemus, tööstuskogemus ja kõik muu ja ma arvan, teades ka natuke seda tausta, et see pilt on seal väga hõre. Nii et selles mõttes see, mille üle sa üllatud, on täiesti loomupärane. Teistmoodi ei saagi olla, ütleme nii. No mulle tundub, et üks probleem on võib-olla selles, et see ei saa tegutseb sellisel põhimõttel, et mida rohkem nad käivad välja siis oma suurepäraseid saavutusi, et nad on pidanud läbirääkimisi, leidnud siis nii-öelda ettevõtted, kes siis võiksid investeerida, kellesse võiks investeerida, et mida uhkem see toru on, seda pikem on nende leib ja seda rohkem võid nad saavad sinna määrida ja seda rohkem vorsti nad saavad sinna peale panna, et tegelikult on ju terve see ei saa on ju sellises, ripub mingis mõttes nagu õhus, et see on siis kokku pandud kahest KredExist ja siis ettevõtluse investeerimisasutusest ja tänaseks päevaks räägid, ma ei tea, kas teil ongi juht on leitud sellele nüüd? Midagi oli, aga ma ei ole viimast asja vaadanud veel. Aga arvestades kogu seda kriitikat, mis on siis eriti just selle tuuleparkide puhul nende peale tulnud, tekib täiesti õigustatud küsimus, et milleks meile selline nagu asutus, mis kõigepealt nii-öelda suurejooneliselt presenteerib siis ilusate slaididega oma tohutuid saavutusi, et keegi justkui tuleb ja justkui nagu midagi teeb ja pärast seda, kui hakatakse kontrollima, siis see kõik lendab õhku, et kui me vaatame kas või seda Pärnu juhtumit või Pärnu metanoolitehase juhtumit või mis see pidi alguses olema siis see vesinikutehas, et see metsatööstuse inimesed olid ju ammu teadlikud sellest, et kuidas see planeeritav tehas või siis tegelikult nagu õhku kirjutatud tehas on seotud nende arvudega, mis esitatakse siis meretuuleparkide toetuse jaoks. Piinlik on nüüd ka väga see, et mitte ainult sellel EISA tasemel, vaid ka linnavalitsuste või kohaliku omavalitsuse tasemel võib siis toimida selline nagu hämamine, näiteks selle sama Pärnu metanoolitehasega, siis oli nii, et see linnavalitsus raius nagu rauda, et tegu pole plahvatusohtliku tehasega ja selleks ei ole vaja eriplaneeringut algatada, aga tegelikult on nii, et kuna nende toodangu arvestuse järgi pidid elektrolüüselt tootma vedelikku 150–160 tonni päevas, aga ohtlikuks loetakse juba kogust üle 50 tonni ja mis
ja lõppude lõpuks me jõuame välja siis selle sama RMK-ni, millest me oleme nii palju rääkinud ja pärast pinnimist tunnistas siis RMK üles, et seesama Power2X ettevõte, kes sellega siis pidi tegelema, on neilt puidu taotlemiseks esitanud andmed hoopis tavalise puidust metanooli puupiirituse tootmise tehnoloogiaks, kus vesiniku ja elektrit kuluks minimaalselt, aga samal ajal siis linnavalitsuses ja mujal ja siis EISA andmetes räägitakse hiiglaslikust metanoolitehasest. Tegelikult tavaline puupiirituse tehas ja seegi on kirjutatud vee peale. Nii see on ja selles mõttes mul on jah tõesti kahju, Aimar, et sa nagu usud, et meil ametnikud on tublid. No ja see on hea usk ja paraku lihtsalt ütleme, kui süviti minna, mikroskoobi suurendust aina juurde kirjutada, siis välja tuleb hoopis midagi muud. No aga ettevõtlus, eriti tulevikku suunatud ettevõtlus, millega loodetavasti tegelevad päris asjalikult väga paljud valdkonnad. See ongi ju seotud riskidega. Mis sa teed nalja või? Millisesse tulevikku on suunatud kõnealune metanoolitehas? Mina küll sellest aru ei saa. Tulevikku on suunatud sellised tegevused nagu mikroprotsessorite tootmine, uute materjalide tootmine, relvatööstus, droonide tootmine, kõik need asjad, mis on reaalselt nähtavad. Ka rohelise kütuse üha suurem tootmine. Ja ka küsimus sellest, mis asi on roheline, kerkib aina rohkem ja rohkem kõigi inimeste meelde ja keelele selles mõttes, et kui metsa kasvavat puitu konverteerida lihtsalt tuimalt mingisuguseks vedelikuks ja see lennuki mootoris see ei ole roheline. Selle rohelisus on juriidiline. Me ütleme, et puu on roheline ja selle tõttu kõik, mis sellest tehtud on ka roheline. See on naiivsus uskuda selliseid väiteid ja ka nende väidete peale, nii nagu ka Postimees selle kindlaks tegi, ronivadki kohale inimesed, kes kõikjal mujal on tööstuses, majanduses ebaõnnestunud, pankrotti sattunud. Neid on alati olnud aastasadu ja tuleb just, ka alati juurde ja keegi peab seda kontrollima. Aga need ametnikud ju ei kontrolli, nad kirjutavad ise lekkinud dokumendis nende ettevõtete usaldusväärsuse taha väga madalaid numbreid, mida keegi ei tohi näha, aga kahjuks ei ole ükski dokument lekkekindel ja nii need asjad välja tulnud on. Nii et nagu tegelikult üritab tänasel hetkel Kliimaministeerium ja ka valitsus oma peaministri isikus üles ehitada lausvalel tuleviku majandust, kõditades inimeste mingisuguseid ootusi, mida ei suudeta täita. Ma olen paratamatu optimist, aga ma loodan, et sinu tohutud näited, mis kindlasti vastavad tõele, on pigem üksikud kui üldiselt. Ja üksik miljardi eurone investeering, investeering. 17 miljardi suurusest riigieelarvest väga väike osa. Joo, muidugi. Ja siinkohal väike paus. Keskpäevatund. Ja Keskpäevatund jätkab. Endiselt Ainar Ruussaar, Marek Strandberg ja Priit Hõbemägi Kuku raadio otsestuudios. Räägime nüüd jälle natukene nii majandusest ja ka kaitsetööstusest. Nimelt siis teatas Läti kaitseministeerium, et nad on sõlminud 3 teadus- ja arendustegevuse lepingut mehitamata õhusõidukite ehk siis droonide vastate lahenduste väljatöötamiseks ja üks neist on sõlmitud ettevõttega Frankenburg Technologies OÜ, mida juhivad siis Kusti Salm, kes on endine Eesti Kaitseministeeriumi kantsler ja Veiko Vello Palm, endine tippsõjaväelane Eestist. Ja lätlased esitavad seda suure eduloona ja ütlevad, et lepingute peamised eesmärgid on välja arendada kaasaegsetele ohtudele vastavad lühimaa õhutõrje võimekused ja nii edasi, sõltumatud droonitõrje lahendused nii Eestis kui Euroopa Liidus ja mida iganes veel. Nüüd ma mõtlen seda, et seesama Kusti Salm ja seesama Veiko Vello Palm, kes on ju esinenud siin nii Kuku raadios kui Postimehes korduvalt, kes on siis Eesti kaitsepoliitika ja kaitsetegevusega tõsiselt seotud ja meil on siin olemas nagu Eesti Vabariik ja meil on kaitseministeerium ja meil on isegi mingisugune plaan kaitsetööstust kuidagi arendada ja nüüd korraga tuleb välja, et siis see Frankenburg Technologies, mis on siis Eesti meestele ja tehnoloogiale toetuv ettevõte,
hakkab arendama oma tegevust hoopis Lätis ja minu küsimus on nagu väga lihtne, miks? No siin võib vastata lühidalt. Vastab pikalt. Ma vastan pikalt, natukene jätkub see Ruussaare kirjeldatud nii-öelda usk Eesti ametnike headusse, aga kui kuulaja oleks kuulnud reklaamipausi ajal minu ja Strandbergi sõnavahetust, siis ja neil on see õnn seda mitte kuulata ja seda võib ilmselt nagu salaja salvestada. Strandberg saatis mu metsa. Ja mets on ilus, aga asi on lihtsalt selles, et me kuuleme kogu aeg igasuguseid nii-öelda poliitikute sõnul, ka meie kaitseministri sõnul, igasugu utoopiaid. No üks utoopia oli see, mäletate, me hakkame põlevkivist tootma lõhkeainet. No seda ei juhtu mitte kunagi. Siis on kaitseminister veel eilegi Kuku raadios ju üsna kindla kõneviisis välja öelnud mitmeid asju, mis kindlasti tulevad. See, mis Eestis jätkuvalt ligadi-logadi on kogu relva- ja lõhkeaine seadus ja nende käsitlemine, mille tõttu tegelikult Eestis tapvaid relvi nii-öelda eraettevõtte toota ei saa. Selle asemel on välja mõeldud igasugu imelikke trikke, mis ükski toimima ei hakka, sellepärast et majandus on majandus, ettevõtja tahab oma paigutatud kapitali võimalikult kiiresti ja võimalikult suure kasvavooga tagasi toota. Ja samas, kui me rööbiti kuuleme sellest, kuidas Hollandis investeeritakse umbes 700 miljonit ka riigi toel ettevõttesse, mis hakkab droone morpima, pidades silmas Ukraina vajadusi, siis meie oleme tänaseks 3. aastat vaatamas, mis toimub Ukrainas. Meie näeme täna väga selgelt seda, et seal on vaja kõike, mis tapab ja meie tänane olukord on see, et me ei ole suutelised olnud tänase hetkeni looma õiguslikku olukorda, kus ettevõtted saaksid tõepoolest tapvate masinate ja ainetega tegelema hakata, neid kokku panema ja saatma Ukrainasse ja varuma ka meie enda ladudesse selleks, et me oleksime kaitstud. Ja nii lähebki Frankenburg, mitte Tartusse, vabandust, Lätti, nagu kunagi siis Winnipuhhi laulus läks Korsakov. Meie tänane olukord on see, et me oleme Euroopa Liidu liikmesriigid ja Euroopa Liidu liikmesriigid on nüüd hakanud üha rohkem rääkima ja võib-olla ka natukene aru saama sellest, et tõepoolest kaitsetööstust tuleb arendada. Ja Euroopa Komisjoni president on käinud välja isegi 5-punktilise plaani, kuidas seda teha ja nii edasi. Leedukad on seda teinud, kaasanud väga suure Saksa kompanii, et oma kaitsetööstust arendada. Nüüd on lätlased kaasanud põhjanaabrid eestlased selleks, et oma kaitsetööstust arendada. Ma väga loodan, et ka Eesti ikkagi on astunud samme ja astub samme, et seda sama asja teha. See ongi nüüd nagu, pane tähele, et see ongi nüüd nagu see, et me iseenesest ju ei vali parlamenti ja me ei looda valitsuse peale mitte selle tõttu, et nad vaataksid von der Leyeni suhu, mida see ütleb, vaid me valime parlamenti ja me valime parlamendi sellise lootusega, et kokkupandav valitsus suudab ka ilma von der Leyeni suhu vaatamata hea seista selle eest, mis Eestile on kasulik. Ja selles osas see reaktiivne käitumine, et isegi von der Leyen, vaadake, Euroopa Liit on isegi öelnud, et me võime nüüd relvi toota. See järeljooksmine ongi peamine, kuna relvaseaduse iseloom, mis ei võimalda meil relvi toota oludes, kus 3 aastat, isegi pikemalt on teada, et neid on vaja. Ja selle mitte parandamine, selle mitte kohandamine, sõjaks mitte valmistumine õiguslikult on suurim viga, mida tänasel hetkel nii parlament kui valitsus on munenud ja hoidnud, seda on meil läheb aega ikka veel. See hetk korraks oli ja see hetk oli möödunud kevadel, kui Kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm tõi avalikkuse ette siis vajaduse kiiresti suurendada relvastusele kulutatava raha hulka. Sellele siis sekundeeris endine kaitsevägede juhataja Martin Herem, nad mõlemad on selles samas Frankenburgis nüüd, ja nad suutsid mingisuguseks hetkeks tekitada Eestis tõepoolest sellise arusaamise, et see aeg on eksistentsiaalne ja alati ma pean ikka seletama, mis asi see eksistentsiaalsus on. See on see, et kas me homme oleme alles või me ei ole ja kas, ma ei tea, kas Rakveres on toimunud samasugused asjad, nagu toimusid Butšas
ja kas Tallinnas on nagu Donbassis ja see küsimus on nii lihtne, meil on hambuni relvastatud Venemaa, sõda pidav Venemaa teisel pool piiri ja me arutame siin, et kas Van der Leyen tegi midagi nii või ta ei teinud midagi naa. See hetk korraks õnnestus siis sõjaväelastel ja poliitikutel tekitada ühiskonnas sellist positiivset paanikat, saadi aru, et asjad tegelikult on ülimalt kehvad ja kui te vaatate, mis pärast seda juhtus, siis kui loomulikult pärast sellist nagu ülesastumist ei saa ei kantsler, Kaitseministeeriumi kantsler enam siin enam mitte poliitikaamet, ta oli kantsler, ta ei olnud poliitik, ei saa enam siin jätkata, kuna ta sisuliselt tõusis oma ministri vastu üles ja siis kogu selle aja, mis ta veel selle ametis oli, ministriga omavahel ei rääkinud. Ja kui tema oli ametist lahkunud, siis taastas bürokraatia nii-öelda rahu. Just. Võeti uus kantsler, minister ütles, kõik on chill, peaminister, siis mingisugune osa sellest nõutud rahast jagati laiali kuni 2030 aastani, ehk põhimõtteliselt öeldi, jah, me eraldame 1,6 miljardit, aga me teeme seda järgmise 5 aasta jooksul ja praeguseks hetkeks, kui me vaatame seda, millega valitsus tegeleb, on täielik zombiland taas tagasi. Seda sõda ei ole, me ei ole ohus selleks, et mingisugust pisikest viletsat lõhkeainet tehast teha, kasutatakse mingisugust nagu auku seadus, et okei, et meil on Ämaris seal 2 mullavalli vahel te saate teha, aga no mujal, kuulge, mis te nüüd ma ei ole kuulnud, et keegi tegeleks seadusandlusega, et me saaksime tappaid või mitte meie, aga tööstuseks tappaid. Kes teab, võib-olla ka sina? No, mustvalgel on ikkagi kirjas üks väga oluline arv, see on 5% SKP-st kaitsekulutustest. Ma eeldan, et seda ei keera ükski valitsus. Ja küsimus ongi selles, et 5% SKP-st kaitsekuludesse ja nüüd nagu tulebki see kõige olulisem küsimus. Kuidas see läheb kaitsekuludesse? Ettevõtluse arendamise seisukohast pagan võtaks. See Pärnu metanoolitehas on köki-möki selmet luua tõepoolest Eestis tapvaid relvi ja aineid teha suutvad nii-öelda tööstused, lasta investeerida neisse ja see on hetkel veel kasvava nõudlusega tööstus ja see peab olema tööstus, mitte lootustööstuseks. See peab olema päris just, Marek, tööstus. Ma olen esitanud seda küsimust ka mitu korda väga kõrgetele Kaitseministeeriumi ametnikele siin Kuku raadios. Mis nad on öelnud? Miks Rheinmetall teeb koostööd leedukatega ja arendab sõjatööstust, aga mitte eestlast? Sellepärast, et Eestis ei ole seadusi, mis võimaldaks Rheinmetallil Eesti Vabariigi territooriumil tapvaid relvi toota, sõjamasinaid kokku panna ja neid müüa. Nii lihtne ongi. Ta peab seda tegema ja testima kusagil mujal ja siis saab tulla Eesti ametnik, siis saab tulla Eesti riigihankija ja osta Rheinmetalli Leedus toodetud masina või taparelvad siia koha peale. Ja see on pilt, mis ei ole hea pilt. Sellepärast, et lõppkokkuvõttes võimaldab selline asjaolu maksimaalselt igasugust korruptsiooni ja kes teab veel mida, mis ei tähendaks seda, et kui ettevõtted siin koha peal oleksid, siis sellest oleks nii-öelda mingi automaatne lahendus, aga meil on vaja edendada majandust ja investeerida päris tootmisse, päris vajadustesse, mitte abstraktsioonidesse ja lootustesse, mida küll Pärnus, küll Imaveres, kus iganes mujal nagu idutatakse sellesama ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse abil, ei saa abil. Ja luua, arendada ja toota sellist kaitsetehnikat, mis huvitab teisi riike ja mida teised riigid ei suuda toota. No näiteks Holland, ilmekas näide, panevad käima droonitootmise liinid ja hakkavad varpima Ukraina kogemusele vastavalt droone, mida Ukraina on valmis ostma. Isegi nii kehvas olukorras riik nagu Ukraina on siiski majanduslik üksus ja ostab neid. Ja siinkohal hakkame panema oma tänasele saatele punkti, et veel kord kohale viia seda, mida tähendab Vene oht, siis homme on märtsi pommitamise aastapäev, 9. märts. Minge vaadake Harju tänavale, vaadake seda muruala ja seda liuvälja, mis seal on, seal olid enne Vene pommitajate tulekut, asusid seal ilusad majad ja paneme siis punkti. Soovime kõigile veel ilusat naistepäeva nii meestele kui naistele ja kohtume taas nädala pärast. Keskpäevatund.